Tervitus! Tulen su juurde siin videos Singapuri lennujaamast, Changist ja sooviksin rääkida siin videos ülimalt olulisel teemal ja selleks teemaks on siis soovide täitumine. Et kuidas siis teha nii, et soovid täituksid? Olen viimased 5 aastat tegelikult sellega, et soovid täituksid ning olen läbi lugenud pea 100 raamatut, osalenud erinevatel e-kursustel, nii tasulistel kui ka tasuta e-kursustel, neid on kokku üle 10. Olen rännanud palju ringi ja otsinud siis seda nii-öelda võluvõtit või siis seda õnnetunnet, seda, mis siis tekitaks olukorra, kus kõik mu soovid täituvad. Ja kõik taandub tegelikult ikkagi alati ühele asjale. Ja selleks asjaks on see, et tuleb saada veel rohkem ja aina rohkem iseendaks. Olen siin Singapuris ja eile oli Singapuris siin vabariigi aastapäev või National Day, nagu nad seda nimetavad. Ja seal ütles peaminister oma kõnes järgmist asja. Et ees on ootamas turbulentsed ajad, ees on ootamas periood, mis on teistsugune, kui me oleme harjunud seda nägema ning meie peame asjaga kohanema. Nüüd, siin midagi erilist ei ole, aga see, mida ta ütles järgmiseks, on see, mis on minu meelest ülimalt oluline. Ta ei öelnud seda, et me peame nüüd muutuma. Ta ütles seda, et me peame veel sügavamalt iseendas kaevama selleks, et ennast ümber leiutada. Nüüd, see, mida ta ütles, oli tegelikult täpselt see, mis läheb kokku ka raamatuga, mida ma praegu loen. Ja selleks on siis raamat nimega Järeleandmatu või inglise keeles Relentless. Ja siin ütleb ka täpselt sama, et selleks, et saada seda, mida sa tõeliselt tahad, pead sa saama selleks, kes sa tõeliselt oled. Ehk siis see on täpselt sama, mida ütles ka Singapuri peaminister, et selleks, et viia sisse muutus oma ellu. Selleks ei ole vaja olla keegi teine või muutuda kellekski teiseks. Sest väga palju on enesearengu sellistes tsitaatides kirjas see, et kui sa tahad seda, mida sul varem pole olnud, siis sa pead hakkama kellekski muuks. Aga ei, sa pead saama veel rohkem iseendaks selleks, et omada midagi, mida sa varem pole omanud, mis soovid sul varem ei ole täitunud. Ehk siis meie soovid tulevad ju meist endast, eks ju. Ja selleks, et need soovid realiseeruksid või materialiseeruksid, me peame ise hakkama veel rohkem iseendaks. Ja tegelikult see on ka see, mida mina teen oma konsultatsioonides. Ma oma konsultatsioonides esmalt siis inimesega tuvastan tema tugevused ning seejärel vaatan, mis on need pidurid või takistused, miks inimene oma tugevusi siis realiseerinud veel ei ole. Ehk siis tegelikult tugevuste realiseerimine ja iseendasse liikumine on sisuliselt samad, sellepärast et mida rohkem sa oma tugevusi kasutad, seda rohkem oled sa sina ise ja seda sügavamale sa iseendasse ka liigud. Nii et mina oma online konsultatsioonides, mis on muide tasuta, tegelengi sellega, et tuvastan inimese tugevused, seejärel tuvastame üheskoos siis selle, mis on need pidurid, seejärel me eemaldame need pidurid ning siis saab inimene juba konkreetse sammu ja konkreetse tegevuse, mida teha selleks, et liikuda sügavamale iseendasse. Nii et tegelikult asi, kas ta on nüüd keerulisem või on ta raskem või on ta lihtsam ja kergem, seda otsustage teie, kuid selleks, et siin elus saada seda, mida
sa soovid või mida me soovime, tuleb liikuda veel sügavamale iseendasse, ehk siis saama veel rohkem selleks, kes sa oled. Ma kordan seda tsitaati veel siit raamatust, mida ma teile soovitan ka, ja see tsitaat on selline. Selleks, et saada seda, mida sa tõeliselt tahad, pead esmalt olema see, kes sa tõeliselt oled. Ja selle tsitaadiga ma selle video lõpetan ka ning soovin teile head rännakut iseendasse.